puhastusvärku ette valmistada. Keemia putukatele väga ei meeldi, aga selleks, et see putukahotell natuke kauem kestaks, siis loodusliku linaõliga otsustasime ta üle teha. Kui see on õliga kaetud, siis saab hakata täitma neid kärgi. See on kõik siit pargialast korjatud. Need seened on siin meie istumiskännu peal kasvanud selle putukahotelli jaoks. Ja mis me siis kogusime majast veel, siia on käbid, pilliroog, siis on kastanimunadega proovime, selles osas ma ei ole väga optimistlik, aga eks ta meil üks katsetöö on, et eks aeg näitab, mis putukad nendest kastanimunadest ja tõrudest arvavad. Ja siis me panemegi erinevaid materjale, sellepärast, et erinevad putukad eelistavad erinevat keskkonda. Mõni tahab süüa, mõni tahab lihtsalt peitu pugeda. Siin on tõenäoliselt mingid tsiklaste vastsed, kes teevad hästi suured käigud. Nemad on siit ammu läinud, kas oma teed või on rähnad ära söönud, aga sellistesse käikudesse saavad siis igasugused pisikesed tegelased minna peitu, et kes ise ei ole võimelised puu sisse auke tegema, kasutavad väga hea meelega selliseid juba valmis tehtud kortereid. Jälle taaskasutus. Aunana kogume kogu pargilehed ära 1 aasta ja siis 2 aastat ta meil nii-öelda seisab ja siis 2 aasta tagant kaevame üles. Ja siis nendes kastidesse sealt tuleb nagu muud siuksed umbrohi, talveaia jäätmed ja muud siuksed asjad kõik. Umbrohu kompost ei ole nagu kõige parem kohe ruttu kasutada, sest need seemned on seal sees idanemisvõimelised tihtilugu. Siis on pärast juured ja kõike muud. Pärast on hulka nagu vaeva neid peenraid puhtad hoida. Ja siis see lehekompost on selle koha pealt nagu parem, et selle sees on vähem igasuguseid asju, mis hiljem nagu sul peenra peal nii-öelda nuhtluseks kaelas on. Aga head on nad kõik, ega siis ei ole paremat ja halvemat, lihtsalt mõnega on vähem vaeva kui teisega. Hullud lahedad putukamuffinid seekord.